tere tulemast tänasele pressikohtumisele, kus IMF-i delegatsiooni virtuaalsest visiidist Eestisse annab ülevaate IMF-i delegatsiooni juht Jake Antaguei ja sõna võtavad ka Eesti Panga president Madis Müller ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Küsimusi saab kõigile osalejatele esitada sõnavõttude lõppedes nii suuliselt kui ka vestlusaknas. Please, Mr. Jake Antaguei, the floor is yours. Thank you very much, Ingrid. Tere Payevast. My speaking point will evolve around 3 points. First, I will talk about the growth economic growth and outlook. Then about fiscal policy, then structural policies, and finally about the financial sector. About the economic growth and outlook. Estonia has been broadly successful in managing the COVID-19 pandemic, but the second wave has slowed the recovery momentum. The lockdown of March 2020 helped contain infection and mitigate negative health outcome, but triggered a deep decline in activity. The rapid, broad-based and sizable policy response and an easing of the restriction underpin a strong rebound. And as a result, Estonia output fall in 2020 was among the mildest in the European Union. The second wave, however, slowed the recovery momentum, but more recently, relatively strong progress with vaccination is improving health outcome and boosting confidence. Therefore, output is expected to recover in the near term. A robust recovery is projected for 2021 on the back of continued progress with vaccination, ongoing support, ongoing policy support, a boost from the expected withdrawal of pension saving, and the EU fund-backed public investment. The medium-term prospect is strong. There are, however, two-way risks, including from virus mutation economic steering on the downside, and on the upside, improve global trade, ramp up vaccination, and enhance opportunity for digital and green growth. On the fiscal side, fiscal support, the cornerstone of the crisis response, should be maintained until the economic recovery is firmly entrenched. Supportive financial condition and the temporary suspension of the EU fiscal rules offer unique space to address the crisis. The fiscal support package has been well coordinated. As the economy recovers, the support measure should be gradually withdrawn in a coordinated and well-communicated manner, ensuring that the economy is on a sustainable growth path and health condition approved. We, staff of the IMF, our medium-term projection presume the strengthening of social safety net and the boosting of capital investment. While the impact of the pandemic is easing, we understand that it will continue to pose a drag on the economy and raise social concern. Therefore, over the medium term, the significant fiscal space should be used to boost productive investment, both to support the ongoing recovery and to increase potential growth. A robust and well-sequenced plan for gradually rebuilding fiscal buffers and managing debt is also needed. As economic conditions improve, a plan to return to medium-term objective remains appropriate. While the current fiscal stance remains appropriate, in the medium term,
Estonia will need to find a credible balance between maintaining fiscal discipline and further increasing productive public investment. Regarding the structural policies, structural policy should aim at containing any potential damage to the productive fabric while fostering resource allocation. The wage support stands out due to its take-up and positive impact on the labor market. But going forward, a comprehensive monitoring of all types of support based on a battery of economic and health indicators should guide decision on the cost and benefit of different programs and improve their targeting, should there be a case for renewing their use for employment support. To bolster efficient resource allocation, active labor market policies should be ramped up for enhanced education and training to match workers to good jobs and reduce skill shortages, particularly among the young and the low educational achievers who are especially affected by the crisis. Also, to manage potential social scaring risk, policies should continue to reduce inequality and gender gap. Structural policies should also continue to be focused on the green and digital transition. The COVID-19 shock has underscored Estonia's advantage in digital government services. The new European Fund, the New Generation European Fund, will open opportunities for further progress in the digital agenda. In that context, it is critical to step up digitalization of private businesses. Drawing on the government's strong commitment to the climate agenda and recent progress in further limiting GHG emission, the authorities should continue their effort to fully achieve international climate mitigation commitment, as well as other aspects of their extensive climate agenda. Going forward, a comprehensive and predictable carbon pricing strategy should be the centerpiece for credibly achieving the emission target. Already some elements are currently under consideration in the EU. Related to the financial sector, the financial sector is weathering the pandemic well. Estonia non-performing loans have continued to decline through end 2020, despite the expiration of payment moratoria. Household and corporate balance sheets have strengthened, and house prices still appear to be aligned with fundamentals. The financial sector provides substantial support to borrowers during the pandemic on account of payment moratoria and regulatory forbearance, as well as the use of macroprudential measures. Addressing remaining bottlenecks to resolving insolvencies could incentivize corporate credit and lower the cost of borrowing. Financial sector supervision and macroprudential policies are appropriate, but continued careful monitoring of development is warranted. On the AML-CFT side, reform agenda should be further advanced. The authorities have continued to make legislative and institutional progress, including amending the Legislative Framework Act in line with the EU 5th AML Directive and tightening licensing and practices of virtual currency service providers. As per earlier IMF staff recommendation, thematic and targeted inspection of financial institutions should be continued, and the process of imposing fine for AML safety violation should be streamlined. IATF. Järgmisena võtab sõna rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Tervist kõigile.
ja kõigepealt tõesti soovin tänada IMF-i missioonijuht Sheikhi. Thank you, Sheikh, and your team. Ka tema meeskonda sellise hästi põhjaliku ja pühendunud töö eest ja kõigi nende põhjalike kohtumiste ja arutelude eest, mis meil viimase paari nädala jooksul on peetud. Võin kohe ka sissejuhatuseks öelda, et missiooni kokkuvõttes tehtud järeldused ja ka antud soovitused on päris heas kooskõlas meie endi plaanide ja selle arusaamisega, mis katsumused Eesti ees siin lähiajal seisavad. Arusaadavalt esmane prioriteet Eesti jaoks jätkuvalt on tervishoiukriisi seljatamine. Ja ega siin muud retsepti ei ole, kui vaktsineerida, vaktsineerida, vaktsineerida. Teiseks, taaskäivitada majandus ja doseeritud ja lühiajaliste meetmetega jätkuvalt siis toetada neid sektoreid, mis kogu selles ikka juba päris pikaks veninud kriisis kõige rohkem pihta saanud on. Need prioriteedid kajastuvad lisaks siis selle aasta eelarvele kindlasti ka loetud nädalad vastu võetud lisaeelarves, mis just nimelt selle vajadusega ka arvestab. Ja kolmandaks on see katsumus ja eesmärk Eesti jaoks kindlasti see, et naasta kriisi järel uuesti vastutustundlikku majandamist praktiseerivate riikide hulka. See tähendab, et me peame oluliseks samm-sammult tulude ja kulude tasakaalu suunas liikumist, tagasiliikumist. Kriisimured on kõik arusaadavad ja teada, aga muidugi varasemate juba kriisieelsete aastate rahanduspoliitika ja mõningad valikud on toonud kaasa selle, et Eesti kukkus sügavamale defitsiiti, kui me oleksime ainult pandeemia tõttu pidanud. Nii et see probleem, mis meil lahendada tuleb, on eelkõige kriisile lisaks siis kriisieelsetel aastatel majanduskasvu ajal tekkinud ülekulutamine ja sellest väljumine. Kui 2018. aastal majandus kasvas Eestis väga hoogsalt üle 4%, siis eelarve poole pealt oli see tulemus paraku selline, et kulud olid suuremad kui tulusid jagus. Nii et ülekulutamine jõudis 1,8%-ni 2019. aastal, mis oli ka veel väga hea ja kiire majanduskasvu aasta, siis paraku püsis ka ülekulutamine. Nii et suur osa või ütleme, peamine osa meie praegustest probleemidest on tegelikult sealt ja muredest on sealt alguse saanud. Kui meil oleks lahendada hetkel ainult kriisiga seotud mured, siis oleks see kindlasti kiirem ja lihtsam lahendus, aga meil on palju suurem ja pikemat aega kumuleerunud probleem, millest väljatulek võtab hea mitu aastat. Ja seetõttu tegelikult on Eesti jaoks kindlasti ka eriti oluline varakult alustada sellest väljumisest. Investeeringutest. Avaliku sektori investeeringud lähiaastatel kindlasti ei jää mitte tegemata, vaid kasvavad Eestis. Lähiaastatel väga märkimisväärselt Euroopa Liidu rahade toel. Ja Eesti valitsussektori investeeringutest juba pisut ka pikema perioodi peale rääkides, siis tuleb öelda, et Eesti valitsussektori investeeringud on Euroopa Liidu kõrgeimal tasemel. Me oleme ainukene liikmesriik, kelle investeeringud ületavad 5% SKP-st viimase veerandsaja aasta keskmisena.
see oli siis suurusjärgus 5,2% SKP-st aastatel 1995 kuni 2020. Aga see kõik on juba olnud, see kõik on juba tehtud. Järgmistel aastatel jõuavad Eesti valitsussektori investeeringud tõesti iseseisvuse taastanud Eesti ajaloo kõige kõrgemale tasemele. Nii et igal järgmisel aastal, järgmise 4 aasta jooksul investeerime me Eestis üle 2 miljardi euro. See on umbes 7% SKP-st. Ja muidugi selle kõrge taseme kõrval on oluline see, mida ka IMF-i delegatsiooni juht rõhutas, et investeeringute tase peab olema kõrge, aga vähemalt sama oluline kui mitte olulisem on investeeringute kvaliteet. Ja siin ka meile kohustus teha need investeeringud targalt, ilma viivitusteta kindlasti, ikka selleks, et taastumine kiiresti läheks juba uueks kasvuks Eestis üle. Raha investeeringuteks on, nagu öeldud, on rohkem kui kunagi varem. Oluline on, et oleks tarku tulevikku suunatud Eesti jaoks teadaolevaid pudelikaevu leevendavaid startimisjärgus või startimiseks valmis projekte sama palju. Ma, nagu öeldud, nõustun missiooni kokkuvõttes tehtud soovitustega, mis puudutavad ka struktuurseid muutusi. Meie investeeringud, mida me valitsussektoris kavandame, ongi laias laastus suunatud kriisi käigus väga selgelt uuesti esile tulnud puuduste kõrvaldamiseks, olgu seda tervishoius, aga ikkagi ka kaugemale vaatavate majanduse konkurentsivõime tõstmise seisukohast olulistele sektoritele, kohtadele, kesksel kohal kindlasti rohepööre ja ka digipööre, digitaliseerimine. Ikka kõik selleks, et see tõstaks Eesti elujärge pikemas vaates. Järgmisest aastast, 2022. aastast toimub majanduse hoogsam taastumine. Nii praegu kõik prognoosid seda kinnitavad. Me jõuame tagasi kriisieelsele tasemele, mistõttu siis jõuab kätte ka aeg, kui on õige aeg hakata eelarvestiimulit vähendama riigi poolelt. Täiendav tugi, täiendavad rahad Euroopa Liidu eelarvest, sealhulgas kindlasti ka taasterahastu, jätkavad aga nõudluse toetamist Eestis väga tugevalt. Ja muidugi ei saa me unustada ka pensionikindlustuse teisest sambast väljuvat ligi 1,3 miljardit eurot, 1,29 miljardit eurot, millest Rahandusministeeriumi prognoosi järgi siis umbes pool jõuab samuti Eesti majanduse nõudluspoolele. Veel kord aitäh IMF-ile ja minu poolt praegu sissejuhatuseks kõik. Aitäh! Aitäh ja sõna on Eesti Panga presidendil Madis Mülleril. Suur tänu! Mina samuti sooviksin Eesti Panga nimel tänada IMF-i väga laiapõhjaliste teemade lauale panemise eest ning ausa ja avameelse diskussiooni eest, mis meil nende 3 nädala jooksul on IMF-i kolleegidega olnud. Ja ma arvan, et on tõesti julgustav, et ka on võimalik virtuaalses vormis sellises ulatuses ja põhjalikkuses IMF-i missiooni läbi viia. Eesti Pangas me samuti nõustume IMF-i hinnanguga lühiperioodi Eesti kasvuväljavaadete ja pikaajaliste väljakutsete osas. Tõesti, kriisi mõju Eesti majandusele oli oodatust väiksem, samuti jäi ka eelarve esialgu kardetust väiksemasse miinusesse. Tööstussektor ja eksport, mis sõltuvad rohkem rahvusvahelisest kaubandusest, said koroonapiirangutest suhteliselt vähem mõjutatud ja on ka rahvusvaheline nõudlus tööstustoodangu mõttes juba jõudnud tagasi kriisieelsele tasemele, mis on pakkunud võimalusi just Eesti eksportivale sektorile. Teenuste sektorit on tervise olukord ja piirangud
mõistagi suhteliselt rohkem mõjutanud ja seal on ka siis ebamäärasus lähituleviku osas veel siiski suhteliselt suurem. Me Eesti Pangas oleme oma viimastes hinnangutes öelnud, et Eesti majandus saab eeldatavasti kasvuhoo sisse käesoleva aasta teisel poolel, piirangud enam ei takista majandustegevust ja inimeste pangakontodele kogunenud raha, sealhulgas ka teisest pensionisambast lahkuvad väljamaksed paisutavad eeldatavasti nõudlust ja tarbimist. Samal ajal lisanduvad ka Euroopa Liidu vahendid, mis kõik ergutab majandust veelgi ajal, meil toimub juba eeldatavasti niigi meil kriisist taastumine piirangute taandumise tõttu. Seega aasta kokkuvõttes me prognoosime Eesti Pangas 2,7% majanduskasvu selleks aastaks ja ilmselt tõesti rohkem investeeringuid on vaja siis tulevikus pikemat perspektiivi silmas pidades just teha siis töö tootlikkuse tõstmiseks ja ka näiteks teadus-arendustegevuse rahastamiseks. Eelarvelised stiimulid Eestis on olnud tugevad ja jäävad nii ka edaspidi, kuid leiame, et valitsuse lähenemine on olnud üldiselt eelarvepoliitikale asjakohane. Vajalik kriisi ajal on mõistagi vajalik erinevate abimeetmete võimalikult täpne sihtimine ja samas ei saa ka lõpetada siis abi andmist majandusele liiga vara, kuid samas eks tähtis on ka vältida ka võimalike mullide teket üksikutes sektoris, kui majandus on juba taastumas. Nii nagu IMF ka rõhutab, kindlasti tuleb Euroopa Liidu taasterahastu vahendeid rakendada kiiresti ja võimalikult tõhusalt. Eesti Panga poolt soovitame jälgida samas, et siis Euroopa Liidu vahendite kasutamise varjus me ei tõstaks Eesti riigi püsikulusid tasemele, mis ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Eesti Panga prognoosi kohaselt järgmine aasta me ootame majanduskasvu 5% kandis ja siis peaksid olema juba majanduses olud ka eeldatavasti piisavalt head selleks, et eelarve positsiooni juba märkimisväärselt parandada. Kui majandus on taastunud, siis kindlasti on õige seada taas eesmärgiks riigi kulutuste ja tulude kooskõlla viimine ja võimalikult kiire eelarve tasakaalu poole liikumine. Värskes eelarvestrateegias on see suund ka võetud, mis on kindlasti õige. Samas praeguste plaanide kohaselt Eestil võtab kriisijärgselt riigi rahanduse tasakaalu viimine siiski tunduvalt kauem aega kui mitmetel meie naaberriikidel, kelle lähiaastate eelarveplaane me oleme samuti juba näinud. Seega kokkuvõttes oleme nõus IMF-iga, et tähtis on leida tasakaal eelarve distsipliini säilitamise ja tootlike riiklike kulutuste edasise suurendamise vahel ja majandusolukorra parandades kindlasti toetame ka valitsuse plaani liikuda niinimetatud keskpika siis eelarve eesmärgi poole ja eks siis peab taas hakkama ka majanduse taastudes riigile uuesti rahalisi puhvreid looma, sest see kriis kindlasti ei jää viimaseks. Nüüd paari sõnaga ka finantssektorist. Siin Eesti Pangas me samuti nõustume IMF-i hinnanguga, et finantsstabiilsusele riskid ei realiseerinud koroonakriisi ajal ulatuses nagu kardeti. Finantsteenused on jäänud hästi kättesaadavaks nii ettevõtetele kui inimestele hoolimata majanduslangusest ja samuti on püsinud jätkuvalt soodsad laenude intressimäärad. Erinevalt viimasest paarist aastast on konkurents pangandusturu mitmes segmendis eelmisel aastal lausa meie hinnangul tugevnenud ja sama areng on jätkunud ka selle aasta esimestel kuudel. Ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude intressimäärad on olnud kerges langustrendis ja samuti ettevõtete hinnangul on ka pankade valmisolek laenu anda märtsi esimese poole seisuga olnud isegi veelgi parem, kui see oli enne koroonakriisi. Samas riskid ei ole mõistagi kuhugi kadunud, kuid nii ettevõtted kui eraisikud on seni päris hästi toime tulnud oma rahaliste kohustuste täitmisega. Eks olukord mõistagi on keerulisem kriisis enim kannatanud sektorites ja eks me peab valmis olema selleks, et juhul kui me nüüd viirusekriisist nii ruttu kui loodetud võitu ei saa, et siis võib veel
see raskem olukord ka laieneda muudesse majanduse sektoritesse. Samas pangad on Eestis hästi kapitaliseeritud, piisavalt kasumlikud ning tulevad Eesti Panga hinnangul ka laenukahjumite ja majanduse jätkuva rahastamisega toime isegi võimalike negatiivsemate stsenaariumite korral. Samuti on püsinud väga hea pankade laenuportfelli kvaliteet. Siinjuures on abiks olnud varasemalt loodud puhvrid, samuti pankade poolt klientidele pakutud maksepuhkused ja riiklikud toetusmeetmed. Kasvanud on ka veelgi likviidsete varade osakaal pankade bilanssides. Pangad on suutnud emiteerida täiendavaid võlakirju. Juurdepääs on olnud ka Eesti pankadel keskpanga laenudele ja märkimisväärselt on kasvanud inimeste hoiused. Kokkuvõttes ettevõtete hoiused on aastaga suurenenud lausa 24%, samas kui siis majapidamiste hoiuste kasv on olnud 15% ligi. Ja lõpetuseks kinnisvaraturust vaid paari sõnaga. Eestis on täna väga aktiivne kinnisvaraturg, eriti eluasemelaenu turgu iseloomustab just suurenenud tehingute aktiivsus ja seetõttu me ka nõustume siin IMF-i hinnanguga, et kuigi hetkel on kinnisvaraturul toimuv majanduse põhinäitajatega kooskõlas, siis riskid on suurenenud. Eluasemete ostuhuvi inimeste poolt toetab palgakasv, majapidamiste hoiuste kasv ja samuti ka sügisel teisest pensionisambast vabanev raha. Ja sellest tulenevalt on siis tekkinud sellise ülemäärase aktiivsuse ja kiirema hinnakasvu oht kinnisvaraturul. Kui kinnisvara hinnad peaksid tõesti hakkama väga kiiresti kasvama ja sellega koos ka kasvama majapidamiste võlakoormus, siis on Eesti Panga roll ka hinnata, et kas need eluasemelaenude tingimused, mis me oleme kommertspankadele kehtestanud, vajaksid ülevaatamist. Omalt poolt me oleme otsustanud just hiljuti pikendada nõuet, et pangad arvestaksid kapitali arvestuses eluasemelaenude puhul vähemalt 15% riskikaaluga, mille eesmärk on siis tagada, et pankadel oleks tõesti piisav kapital eluasemelaenudega seotud riskide katteks. Ja nõustume ka fondi hinnanguga, et eluasemelaenuturu arengut ja pensionisäästude väljavõtmise võimalikku mõju silmas pidades on mõistlik ka teisi kinnisvaraturgu mõjutavaid poliitikainstrumente pidevalt hinnata. Me oleme Eesti Panga poolt soovitanud ka varasemalt valitsusele, et juhul kui kinnisvaraturul aktiivsus kasvab ja soovitakse ka KredExi käendusid pakkuda täiendavalt nüüd uutele sihtgruppidele, et siis tuleks üle vaadata seniste sihtgruppide käenduste tingimused ja hiljuti oleme me samasuguse soovituse siis taaskord valitsusele esitanud, seda siis olukorras, kus juba ligi 30% uutest eluasemelaenudest on välja antud riikliku KredExi käendusega, mille eesmärk on laenuvõtjate jaoks tavapärast vähemalt 15% omafinantseeringu nõuet vähendada. See on üks aspekt kinnisvaraturul, mis meile tundub, et vajaks põhjalikumat hindamist ja arutelu, et kas siin oleks vaja mingit uuendust. Aga siinkohal mina samuti lõpetan oma kommentaarid ja ma arvan, et me oleme kõik valmis vastama teie võimalikele küsimustele. Ja palun, kui on küsimusi, siis unmute'ige ennast või andke käega märku ja siis saate esitada küsimuse. Kõik kõnelejad on valmis küsimusi vastu võtma. Ingrid, I wanted to say something. First of all, I would like to thank the authorities, for their collaboration during this mission and for making things easy to us. So that was really an excellent organization, and the collaboration was there, and we got really all we needed. So despite this remote working, I think the condition of working was excellent. Thank you very much.
Kristjan, sul vist on küsimus. Hi, I'm Christian Pruul. I'm from the local business daily Äripäev. I have a question for Sheikh Wei. From the macro side, in the outlook, you note that in Estonia inflation will grow to 2.5 and then fall back to around 2% level. Does it mean that current, let's say, shortages of the raw materials and current price hikes that you at IMF see it as temporary and one time only? But I did not hear you. You say that projections show that? Yes, according to the press release from Central Bank today, IMF said that the inflation will grow in Estonia to 2.5 and then fall back to 2%. And my question is, don't you see bigger surprises in waiting because of the current problems in the world raw markets? No, I should tell you that we have updated. We haven't communicated yet to the authorities our new projection. In the concluding statement, we provided growth after 2020, the negative growth, it will rebound in 2021 to 3.4 and to 4.5 in 2022. So for Estonia, really, as I said, the outlook is strong. Unless there is an issue in terms of scaring, and we call the authority to pay attention on some lingering of the crisis over the medium term. Unless there is this lingering, we can say that the outlook is great, it's strong. Well, I must have a problem with the microphone, obviously. My question was, why do you see that the inflation will be so muted? Inflation will be muted? At 2 points, I mean, with all the price hikes going around, with the problem about the workforce moving from country to country, or rather not moving, wouldn't you say it's rather, small, the 2% inflation? If I do understand, do you think that the inflation is still low or higher? I don't think about inflation anything really. I'm asking you, do you think that this 2% of inflation, is there space to grow faster because things are happening fast in international markets? No, I mean, inflation is riding across the world. So for Estonia, inflation may rise, of course, related to food, if there are some constraints in the supply. But again, we say that you have a balanced risk. So that's why in this current world, you have a lot of uncertainty. It's difficult to project inflation in a precise manner. Inflation can go down, it can also go up. But according to our baseline now, we project inflation at this level. So, but we think that inflation is still subdued, because if you look at across the world, inflation has been high. On veel küsimusi? Well, I can ask some more if no one else is wanting to. Another question for Sheikh Wei. In Europe, there is quite widespread fear that with the end of the stimulus and the help to the companies, there will be a widespread risk of bankruptcies. How do you see how Estonian private sector has fared on this field? Well, so far what we have seen in Estonia, we
we have not seen, as I said, the financial sector has weathered well the crisis, and the balance sheet of corporate also and household has been strong, despite the moratoria which was provided to household or to corporate has been discontinued since September 2020. So, which means that if the support is withdrawn, we don't envisage many issues in terms of bankruptcies. On veel kellelgi küsimusi? I can carry on. Again, question to Sheikh Wei. You stressed in your outlook that investment from public sector are needed in the near future. There has been lots of talk in Estonia between, let's say, investments from the public sector in general and investments as in infrastructure and buildings. Do you see a difference there? Do you see that more investments into buildings now would be somewhat worse off than the general investments? More investment in building? Construction. Yes. Do we see that more investment in construction will be? Is a good thing, or? Yeah, if when you speak about the investments in this environment, do you see that the construction investments are as good as other? Well, we discussed this issue of investment during this mission many times, and we see that the overall level of investment, of public investment particularly, is high. So about 5% of GDP. And as the minister said, it is expected to rise to 7% next year. The issue we always raise in our mission is to make sure that this investment is productive, is efficient, is worth value of money. So now we don't know this construction, this building, they are set in what context. If it is to accompany the growth, so it could be a good thing. But what is important to point out is investment which help to enhance the growth potential of the country. This is what we are looking. We have to analyze. I discussed with the minister on this. I told her that it would be good to look at the composition of investment. What is an investment? In order to better understand how we can improve the quality, and also if it is needed to improve also the quantity of investment. Well, I have a last and a quick one to Sheikh Wei. You also stressed on the importance of climate policy on this mission. You have been to Estonia quite a few times and probably already know some specifics of Ida-Virumaa and shale industry. Do you see that the current decision to invest into new shale oil production facilities within this climate policy framework, is it recommendable? Well, I mean, the oil shale sector is I think raising some challenges going forward. Of course, as you just said, if we consider its development in the context of the new trend, which is to mitigate the climate impact. So
investing in oil shale has to be recast in terms of its strategy. We do understand during the mission that using oil shale to produce oil is still a good thing. But where it is still challenging is using oil shale to produce electricity. So I think anyway, going forward with the EU fund and the Just Transition Fund, what the government is trying to do is to restructure the industry in line with what is expected in the climate policy in carbon pricing, because as carbon price increase, I think it will be very difficult to continue developing this industry. But of course, I think the government is right to consider the social impact that this transformation may lead to. Because as we just said, and that's also our recommendation, in terms of transforming this industry, we should take into account the social impact. In other words, people will lose jobs. The government should find a way. And I think the project is to build other type of industry in the region in order to help, to accompany this transformation process. Kas ma tohin teha ühe repliigi omalt poolt esimese küsimuse kohta, mis puudutas inflatsiooni? Sest see küsimus oli, et kas IMF-i prognoos, mille kohaselt inflatsiooni jõuab 2,5%-ni järgmisel aastal, ei tundu üllatavalt madal. Ma lihtsalt fikseerisin selle ära, kuna Eesti Panga prognoos viimane on veel palju madalama inflatsiooni numbriga. Aga tõesti, ilmselt me peame nentima täna, et viimase kuu-kahe info, mis on nüüd osutunud tõeks erinevate hinnatõusude kohta, mis puudutavad nii toiduaineid, erinevaid toormeid, et siis tõenäoliselt tõesti inflatsioon saab olema kiirem järgmisel aastal kui see 1,5%, mida me alles paar kuud tagasi prognoosisime, ja me oleme Eesti Pangas ka samuti just nüüd oma prognoose uuendamas ja juunikuus uute numbritega välja tulemas. Aga nii nagu Jake kirjeldas IMF-i vaadet, siis ma samuti usun, et me täna siiski saame lähtuda sellest, et tegemist on kriisijärgsete selliste ajutiste kiiremate hinnatõusudega ja tõenäoliselt juba 2023. aastaks inflatsiooni tempoga saab olema taaskord madalam. Et see on ka see lähtekoht, mis on meie prognooside ja ka Keskpanga poliitikaotsuste aluseks. Ja ma lisaksin võib-olla omalt poolt, ma ei mäleta, mitmes küsimus see täpselt oli, mis puudutas investeeringuid ja seda, et kas see nii-öelda betooni investeerimine versus siis laiem investeerimine, et kuidas see vahekord omavahel on, siis tegelikult, kui me nüüd räägime sellest samast Euroopa Liidu rahast, mis ikkagi suure süsti meile järgmistel aastatel siin investeeringute tasemele annab, siis seal ju ka nii innovatsiooni, teaduse kui just sellise võib-olla esmapilgul nii-öelda ebatraditsiooniliste investeeringute jaoks on väga suur osa sellest rahast ette nähtud. Ja ütleme siis nii teaduse ja ettevõtluse lõpuks omavahel kokkutoomine, millest on hästi palju räägitud, aga mis nüüd loodetavasti päriselus ka teoks saab, on üks osa sellest, et see tippteadus, mida meil ülikoolides tehakse ja mida väga selgelt suur hulk ettevõtjaid tegelikult vajab, et need omavahel kokku saaksid. See on üks osa, mida Euroopa Liidu rahaga me toetada kavatseme ja mis on just suunatud jälle sellele samale tuleviku kasvule ikkagi sisuliselt. Ja teine pool kindlasti digitaliseerimine ikkagi, et ma jätkuvalt kogu aeg seda rõhutan, sest et kui me vaatame näiteks digitehnoloogiate integreerimise
sellist nii-öelda edetabelit Euroopa Liidus, siis me oleme seal päris kesisel kohal, et me oleme Euroopa Liidus alles 20, kui siis me räägime ainult ettevõtlussektorist. Nii et jällegi investeerimine, ütleme siis investeering mitte betooni, aga just nimelt sellistesse lahendustesse, mis aitavad konkurentsivõimet kasvatada ka muul moel, et see kindlasti on väga suur osa sellest 8 miljardist, mida meil järgmise 4 aasta jooksul kasutada võimalik on. Veel kord ütlen, et raha on, häid ideid ja stardivalmis projekte on väga vaja. So I wanted to add something about inflation. I'm sorry that at the beginning, I think we have an issue with the micro. At the beginning, I thought that you were talking about growth. So in terms of inflation, I think what should be understood is inflation has been very low in 2020, in line with what the growth was. Growth was negative. The restriction consumption was low, and then inflation went deeply down. And in 2021, this pickup should be explained by mainly really the base effect. If you go from something low, it's easy to go to high. But now for 2022, I think we should understand that things will pick up. That's like across the world. For 2021, as we go through the crisis, there are some constraints on the supply side. We easily understand that there could be some pressure in terms of inflation. But all of us think that by 2022, I think supply will rebound, and supply and demand will go to another equilibrium. As supply matches demand, inflation is expected to go down. That's the main reason why we moved in our projection from low in 2021 from high in 2021 to low in 2022. Kas on veel küsimusi? But of course, the point of the minister is well taken, the money, but this also, you have to take it into account in the projection, how the money drawn from the pension saving and also the non-voluntary saving now in 2021, how this money is going to be used going forward. And again, this is, I think during our discussion, there is no clear cut whether this money will go to saving or will go to investment or to consumption. And depending where it goes, the impact on inflation may differ. But the broad I think story is that really supply will rebound going forward, and so inflation is expected to go down, because in 2021 there will be really constraint in terms of supply. Kas on veel kellelgi küsimusi? Paistab nii, et rohkem ei ole. Sellisel juhul tänan kõiki osalejaid. Thank you, Jake, for the press conference. There seems to be no further questions. Okay. So thank you again. Thank you. Thank you, Ingrid. Thank you, Governor. Thank you, Minister. Thank you, Sheikh. Yeah, we hope to see you soon. Next time, as you say, we hope to see you in Washington. Let's hope so. Take care. Okay. Kena päeva.
I think next time that would be a great opportunity for me to meet Minister Kate Pentus, right, in Washington. Let's hope so. All the best and thank you. Thanks.